selge, see on selge. Varsti on mul aabid selge. See on juba väga hea. See on juba väga hea. See on tõesti väga hea. See on tõesti väga hea. See on lausa väga hea. Tore on olla jälle kodumaal. Rootsis on ka ju hea olla, aga pikalt on tahtnud ikka koju tagasi minna ja jalad seina visata. Minul on ka hea meel, et me jälle maadel tagasi oleme. Mina käin mis tahes maadel, aga mitte merel laevaga sõitmas. Kui need lained viimisi lopusid, mulle tundus, et kohe-kohe läheb süda kohaks. Kas sulle tundunud? Mitmendal korda sa laevaga sõitsid? Esimest korda. Siis on see algamisasi. Järgmisel korral ei pole sa enam laineid tähelegi. Mitu korda siis sina juba laevaga sõitnud? Oi, palju. Kas me lähme jala, bussi või taksoga? Mina peab minna jala või bussiga. Mina võtsin Rootsis kõik oma raha ära. Jaa, Rootsis on kõik hästi kallis. Lähme siis pealegi bussiga. Näitan on veidi aega ootama. Buss alles läks ja järgi tuleb poole tunni pärast. Hull oled. Mina kõndsin pool tundi kavatse passiga. Lähme siis buss jala, siis saab ka sooja. Näe. Kas sa leidsid midagi? Leidsin jah. Mida siis ka? 20 senti. 20 senti? Jaa, kas pole tore? Ma pole kunagi maast raha teinud. Ja nüüd ma tean, et mõnest vahtunud hästi maailmas. 20 senti pole mingi raha. Sellest ei saa mitte kui midagi. Kuidas pole mingi raha? Kuidas ei saa mitte midagi? Kuule, isegi pulgakomm maksab krooni 70 senti. Sul oleks praegu pulgakommist puudu 150 senti. Mida sa sobised? 20 sendist kindlasti saab ka midagi. Kas veame kihla? Veame. Mille peale? Kui mina võidan, siis... Nõus, aga kui võidan mina, siis... Tehtud, lööme käed. Ja nüüd me läheme koju, vaid poodisse ja vaatame, mida saab pihta hakata 20 sendiga. Kõigepealt lähme kaubamajja. Juba päris palju raha. Huvitav, mis ma ükskord kõik seda rahast küll osta võiksin. Ma võiksin osta mul uued talvesaapad või uue kohvimasina või minna keeltekooli Hispaania keelt õppima. Igatahes peab olema see raha millegi tähtsa ja suure jaoks kogutud, mitte mingi tühi-tähi näks või komm. Kui palju me siin üldse on? Kui raha lugeda, tasuks alustada alati kõige suurematelt rahatähtsadest. Kas vaata? 50 kroonile. 50 krooni on juba päris suur raha. Selle saamiseks peavad sinu vanemad juba päris palju tööd tegema. See peal on trükitud hästi tähtsa Eesti helilooja pilt. See helilooja lausa nii tähtis, et teda tuntakse üle kogu maailma. Järgmine 25 kroonile. See on ka suur raha. Ja siia peale on trükitud Eesti kirjaniku pilt. See kirjaniku nime on Anton Hansen Tammsaare. Et tema on kirjutatud hästi palju paksu raamatut, mida ka sina hakkad kunagi koolis lugema. 10 kroonine. See on ka hästi tähtsa inimese pilt trükitud. Siis on 5 kroonine. Ja siis on 2 kroonist. Neid on siin hästi palju. Ja siis lõpuks tulevad sendid. Sendid on ka hästi tähtsad ka. Kui sul on umbes peodes senti, siis see teeb sama välja, nagu sul oleks üks paberraha. Buratino, mida sina siin teed? Kus sa nii palju raha said? See on see raha, mis ma olen kogunud. Ja nüüd ma parasjagu loen seda üle. Kas sa oskad juba nii hästi arvutada? Viimati, kui ma sind õpetasin, ei teadnud sa isegi palju 2 + 3. 2 + 3. 2 + 3 on 23. 23. Vale vastus. Muidugi vale vastus. Iga üks teab, et 2 + 3 on 5. Nojah. Aga kas sa oled juba kokku ka lugenud, palju sul siin on? Mul on siin täpselt 237 krooni. 237 krooni. Ma kardan, et kui sa tahad koguda talvesaabuste jaoks, siis sul jääb väga palju puudu.
talvesaapad on väga kallid. Tühi asi, eks ma siis kogun edasi. Tead, Buratino, selle raha lugemisega tuli mulle meelde üks lugu ühest raamatust. Mis raamatust? Pipi Pikksuka raamatust. Seda raamatust ma küll lugenud ei ole. Kas seal koguti ka raha uute talvesaabiste jaoks? Vist mitte. Pipi Pikksukal oli raha kohvriga voodi all ja kui tal tarvis läks, siis ta võttis sealt. Aga tead, me võime selle raamatu uuesti üles otsida ja läbi lugeda, kuidas asi täpselt oli. Ja tead, seal olid vargad ka veel. Või vargad? Vargad, jah. Aga kas otsime raamat üles ja loeme? Loeme. Vaata, kui palju kaupa siin on. Iga riiuli peal on midagi. No muidugi on siin palju kaupa, seepärast ongi kaubamaja. Ei tea, kuhu poole siin see 20-sendiliste kaupade osakond jääb. Vaatame sinnapoole. Kui sulle see pintsak meeldib, minu meelest väga tšikk. Päris kena, jah? Proovi siis selga ka. Mis sa ajad? Proovi. Seal proovipapiinid ka. Tule. Noh, kuidas on? Ja riidepul riputis paistis parem välja. Võta see ära ja proovi midagi muud. See on mul nagu sellega valatud. Ja näeb päris kiht välja ka. Kas ostad ära? Mis see maksab? Oi, 400 krooni. Mul on hea uudis ja halb uudis. Kummast ma alustan? Ütle saad kohe ära. Sulle puudub 399 krooni ja 80 senti. Aga hea uudis. Kui sa seda asja tõsiselt osta tahad, on sul selle jaoks raha koguda. Halloo, Buratino kuuleb. Tere, Buratino. Artem on siin ja Piero on ka. Kus te olete? Kas alles Rootsis või juba Eestis? Me jõudsime Rootsist ilusti tagasi, aga meil läheb veidi aega, enne kui koju jõuame. Mis te siis teete seal? Piero leidis maast 20 senti ja tahab sellest midagi osta. Nüüd me käime mööda kauplusi ja otsime, mida osta saaks. Ühesõnaga, te soppate? Soppame, jah. Mina soppasin endale ühe toreda mütsi. Aga eks te sopakes edasi? Tšau siis. Tere päevast. Kas teil on midagi mõtlemise lihaste tiigutamiseks? Meil on näiteks male ja kabelaud. Kas nüüd midagi 20 sendi eest ka saab? 20 sendi eest. Ma arvan, et 20 sendi eest ei saate meilt mitte midagi. See on siis nirusti küll, et siit 20 sendi eest midagi osta ei saa. Aga näidage mulle neid hankleid seal. Mis asja sa rahmeldad? Otsid midagi või? Ei, vastupidi, ma üritan hoopis peita. Kas sa lugesid, kuidas Pipi vargad külas käid, siis ma kartsin, et meile võib ka vargad tulla. Minu hoiupõrsas on seal riiuli peal seda kohe näha. Siis nad võtavad selle kaasa ja mina olen ka oma vaevalt kogutud rahast ilma ei saa mingit uusi talvesaapaid ega saa minna isegi keeltekooli, et hispaania keelt õppida. Ja nüüd sa otsidki kohta, kuhu oma hoiupõrsas peita. Alguses oli ta seal riiulil. Panin ta siia, see on algkord, siin panin ta siia kasti, see on ka algkord, siin panin ta siia diivani alla, aga siit on ju otse näha. Kus ma panen, kus ma peidan selle raha? Tead, Buratino, sa teed mindki selle jutuga murelikuks. Mis siis saab, kui vargad tulevad ja meie majapidamisraha üles leiavad? Majapidamisraha? Nojah, selle raha, mille eest me elektrit ja üüri maksame. Näe, see ongi meie majapidamisraha. Ja kui meil seda raha enam ei ole, peame õue puusale elama minema.
mis me teeme, kus me peidame seda? Tead, on olemas üks selline asi nagu pank. Pank? Jaa, pank. Pank on üks selline suur maja, kus on suured toad, kus seinad, põrand, lagi ja isegi uks on rauast. Ja seal on hästi palju valvurid, kes kõik valvad, et ainult sina pääsed omale rahale ligi. Ma olen kuulnud küll. Aga ma olen ka kuulnud, et pankasid on röövitud, et tuleb mustades maskides mehed ja ütlevad, et andke kogu raha siia. Mis me siis teeme? Noh, siis annab pank meil uue asemele, aga kui see meie korterist ära röövitaks, siis ei anna keegi meil uut asemele. Ja miks Pipi oma raha panka ei pannud? Ma ei tea. Võib-olla te ei teadnud, et selline asi üldse olemas on. Aga tead, võtame nüüd raha ja viime selle panka. Natuke peab ikka kodus ka olema. Aga selle võtan kaasa. Kuhu sa tüürid, Piro? Kuhu ma tüürin? Tüürin, et selliste poodi, kus müüakse vanakraami. Mis vanakraami? Kugi prügimäe tahad ronida või? Ei, mitte prügimäe, vaid vanakraami poodi. See on selline koht, kuhu inimesed tuleb müügi igasugune vanu asju ja enam ei vaja. Seal on kindlasti ka midagi, mis maksaks ainult 20 senti. Piro, lepp juba mõttega, et sa kihlu kaotanud. Üleüldse, mina sinu asemel ei üritaks selle 20-sendilise igahinnast lahti lasta, vaid koguksin juurde, kuni midagi suurt ja korralikku saab osta. Ütle, Piro, kas sul on laristav mentaliteet? Mis asi? Noh, pidurdamatu soov oma raha igahinnast ära kulutada. Sa ju tead, et raha ei kasva kuu otsas, nagu õunad ja pirnid, vaid seda tuleb hoolega teenida. Selle 20 sendi, mis sina leidsid, on keegi mitu tundi rasket tööd rabanud, aga sina muudkui laristame maha, kulutame ära, ostame midagi. Kelleks sa mind pead? Ma tean väga hästi, et raha samust tuleb teha palju tööd. Ah sa, vaata, kui palju igasugust vana nodi siin on. Ma olen lapsest saati annustanud igasugust vana nodi. Aeg-aeg ma käin sellistes poodides nagu see siin ja sorin neis vanetes asjades, mis keegi siia toonud on. Vaata seda tooli. Mõtle vaid, kui vana see on. Võib-olla 100 aastat. Mõtle vaid, mis kõiksugused inimesed siin istunud on. Või see raud siin. Kujuta ette, et kunagi kaua aega tagasi, kui mind ja sind veel olemas olnud, istus selle laua taga pere ja sõi õhtust. Tore, tore. Ma arvan, et seda lauda pole tollest õhtust peale pestud. Või vaata neid vanu ajakirja ja ajakirjalehti. Mõtle vaid, kuidas kunagi kaua aega tagasi see ajakiri kellegi postkasti toodi. Näed, kui narmendal see on. Mõtle, paljud inimesed ise seda lappama. See ei ole enam lihtsalt ajakiri, vaid tõesti ajakiri. Kiri möödunud aegadest ja iga uus lugeja näitab siia uued read. Keegi on jätnud siia oma rasvased sõrmejäljed. Fuh! Võib kasulik olla. Jaa, me otsime midagi. Ja mida siis? Me otsime midagi, mis maksaks ainult 20 senti. Kuidas? Me otsime midagi, mis maksaks ainult 20 senti. Kas näiteks selle imekena totsikuselt saaks 20 sendi eest? Mis asja? Imekena totsik. See on Inglise portselist. Üliharuldane kann. Ja teie tahate osta seda ainult 20 sendi eest. Kas te äkki niisama, vaid tähist ei sooviksite saada? Ei noh, kui te seal mõne niisama annate, siis on veel parem. Aitäh. Ah, kas te narrite siin mind või? Kui te osta ei soovi, siis palun astuge minema. Lugupeetud müüja, te olete varjatud kaameras. Ah, või nii? Siis küll. Kas nüüd tunnistate, et mina olen Kihla võitu? Noh, tunnista ometi üles, siis võime lõpuks koju minna. Martina on Malviinale Rootsi käigus pilte näidata. No, mis sa vaiki nagu tumba hambas? Noh, jonni siis edasi, kui tahad. Mina olen ostan seal putkast endal ühe lintsi. Vabandage, aga siit jääb veidike puudu. Ah, kui jääb puudu, kui palju mul siis puudu jääb? 20 senti. Aga mul ei ole ju rohkem raha. Mis siis nüüd saab? Mis? Sul jääb raha puudu või? See sinine sitikas jääb jah, 20 senti jääb puudu ja kurk nii hirmsasti kuivab. Ah, veel 20 senti jääb puudu. No jaa, mul juhtus täpselt 20 senti taskus. Siin. Au.
oi kui tore, nüüd saab lintsi kuulistada. aga mina võtsin kihlveo, hurraa! Mis, kuidas sina kihlveo võitsid? me vedasime tihti, et 20 sendist saab midagi. Me küll ei saanud midagi kaubamajast, spordipast ega vanakraavipassi. Kui poleks olnud minu 20 senti, istuksid sa siin praegu suure janu käes. See ei loe. Kuidas ei loe? Kui oleks olnud minu 20 sendilist, siis sul poleks praegu seda pudelitki käes. Järelikult 20 sendist saab ikka midagi. Sul võib-olla on isegi õigus. Mina võtsin kihlveo, ma pole 10 aastat ühtegi kihlveo võitnud. Nüüd tegin seda kõik tasa. Ingrid, vaata, kes need seal on. Kus? Seal pangast tulevad välja. Need on ju Buratino ja Malvina. Buratino, Malvina. Kuhu sa kiirustad? Mina või? Sina jah, mäletad, kes kihlveo võitis. Mida te teete? Te läksite Rootsis peas segi või? Me vedasime kihlveoid 20 sendist saab midagi ja käisime poodides, kuid seal oli kõik hästi-hästi kallis. Kuid siis tahtis Artemon nimpsi osta, tal jäi 20 senti puudu. Nii võtsingi mina kihlveo. Ja mille peale te kihla vedasite? Kui võidab Artemon, siis tõsime tema asemel 2 nädalat ämbrit välja. Aga kuna võtsid sina siis? Tõsib Artemon pepist ülesse. Noh, anna minna. Veidi väljakas tunne. Nimelt tõesti mind tunne veel väike laps oli. Aga kõige paremad asjad on need, mille eest raha ei küsitagi. Näiteks üks suur kalli. Me oleme nagu teletõpsu. Ta-ta. On selge, see on selge. Varsti on mul aabid selge. See on juba väga hea. See on juba väga hea. See on tõesti väga hea. See on tõesti väga hea. See on lausa väga hea. Väga hea. Iial minust ei saa laiska. Lollusi ei välja paiska. See on juba väga hea. See on juba väga hea. See on tõesti väga hea. See on tõesti väga hea. See on lausa väga hea. Otse näha. Kus ma panen, kus ma peidan selle? Tead, Buratino, sa teed mindki selle jutuga murelikuks. Oota tema seda. Üüri Pero. Ei. Oota, üüri maksame. Näe, see ongi meie majapidamisraha ja kui meil seda raha enam ei ole. Ma ei saa. Sõi õhtust. Tore. Ma arvan, et seda lauda pole tollest õhtust peale pestud. Ma vaatan nüüd vanu ajakirja ja ajalehti. Näe. Ei saa, peame. Vaata, kui palju kaupa siin on. Iga riiuli peal on midagi. No muidugi on siin palju kaupa. Seepärast see ongi kaubamaja. Ei tea, kuhu poole siin see 20 sendiliste kaupad osakond jääb. Vaatame sinnapoole. Kuidas sulle see piisab? Mis teil täna on? Ka ei tea sinnagi ära. Joppen puh. Kuule, vist tead, et nagu siia 8 ei. Ja me vist peamegi siia ööseks jääma, nagu vaata täna see värk on. Kaidi! Edasi filmiga. Vaata. Äkki ära vaata sinna poole. Ära sinna poole. Ja nüüd läheb see ka lappe, et me mõtlesin nii uuesti seda tegema. Hea küll. Ja sinu asemel ei üritaks selle 20 sendilise eest iga hinna eest. Ja kes nüüd süüdi oli? Sina, Henri. Elektrit ja üüri maksame. Ärge vaadake, minge ära sealt. Siis ta on ju otse näha, kus ma panen, kus ma peidan selle. Buratino, sa teed...
mis? Sten õppinud lause ära. Mis ta ütles? Ta ütles teda nii valesti. See ei lähe. Need on ju Buratino ja Malvina. Buratino, Malvina. tee uuesti. Vaadake, mul on teile üks küsimus. Kas te midagi 20 sendist ka osta saab? vaja professionaalset kuulajat. Ära siis liiguta, ma ei näe ju. Ei oska lihtsalt, olgem ausad. Ei oska jah? Jah, Ma ei oska. vähemalt absoluutselt. Pigem ei vaata. Ausalt see, et saan tüpu. Sitta ka. Aga nalimisest ei saa. Head jutud, noh. No ma ei oska ju! Pane välja hullem kui, ma ei tea mis. Näita. Ma ei tea. Mingi päevaks on vähemalt